igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Nii on aeg jälle nüüd rääkida nädala topisega. Sellel korral olen meil tuleb juttu politseinikutest ja politsei koduleheküljele on ilmunud järgmine kiri nüüd. Kui eirate piiblis kirjeldatud 10 käsku, pahandate Jumalat. Kui eirate siin kirjeldatud 10 soovitust, pahandate kokkuvõttes kõige rohkem iseennast. Ja politsei koduleheküljel on siis päris mitmed sellised soovitused, mida nagu öeldakse, et sellist, ütleme 10 politsei käsku, näiteks vali sõpru. Riigikogu valimistelt te võite eksida, keegi ei pane seda teile pahaks. Hoolikalt tuleb aga valida oma sõpru. Valedega sõpradega ringi sõites ja neile korraldatud narkoreidi käigus uurimise ala sattumist panevad teile pahaks nii kool, vanemad kui ka teised sõbrad. Näiteks politsei ütleb ka, et mõtle enne 3 korda, kui midagi Facebooki orkutisse või reiti kirjutad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siin on mõned päris head asjad. Ja nüüd oleme helistanud siis politseiameti värskele pressiesindajale, härra politseinik Albert Lepadriinule. Tere, Albert! No tervist! No mis case siis on siuksed väga naljakad 10 käsku olete välja mõelnud? Ei, siin ei ole naljakat midagi, siin on võetud kõik täiesti tavalisest elust, et teha inimestele elu lihtsamaks ja mitte nagu siiamaani, kui politsei on elu inimestele raskemaks teinud. Et teha nad mõtleksid täpselt, mis nagu toimub ja nad saaksid asjadest aru. Soovitus käsk, 10 käsk ütleb seda, et pöördu politseisse vaid siis, kui soovid saada abi ja reede öösel patrullauto aknale koputada ja politseinikule käest küsida, et kas teil pole reede õhtul halb tööl olla, sest kõik joovad ja teie ei saagi juua. Et see ei ole vist väga hea tegu. No ütleme niimoodi, et alati võib rääkida politseiga juttu, sest politseil on igav. Vahel on tõesti, kui on, kõik on hästi, ega nad istuvad päevadse autos. Aga politsei poole tuleb pöörda siis, kui ta on abi vaja. Mitte küsida, et kas ei ole nõme olla reede õhtul tööl, vaid küsida. Et kui on napsu üle ja oleks vaja enne peole kluppi jõudmist ära juua. Vaja, tulge jooge minuga koos, see on juba teine asi. See on mehe jutt juba, jah? See on juba see jutt, millest me seal nii oma koduleheküljel räägime. Tulge jooge politsei meiega koos. Nii, selline käsk on veel, et tunnista vigu ja vabanda. Et kui pannkoogipidu sõbrannadega on läinud lärmakaks, naaber tuleb teid keelamas, arvestage, et hoolimata kellaajast kehtib kõikidele õigus rahule ja ei tohi siis peale kella 10 enam parimaid hitraadiopalasid kuulata ja kas siis tuleb politsei ees vabandada? Tuleb mitte politsei ees vabandada, naabri ees vabandada. Kui naaber tuleb, ütleb, et kuulge, teil on liiga kõvasti. Või ütlema, tõesti, on viga, kuulame valesid laule, kuulame hitraadiot ja meie pannkoogid ei maitse, ei kõlba mitte kuhugi. Ja on kõrbenud. Saate aru, on ju? Vot selles mõttes, et tunnistada viga ja tuleb pannkoogid ära visata, raadio panna normaalse kanali peale ja siis edasi pidutseda. Selline soovitus või käsk on veel, et usu lastevanemate, õpetajate ja öövalvurite supervõimetesse. Mis see tähendab? No teatavasti on, mitte teatavasti, aga oleme siin välja peilinud, et ütleme siis laste kasvatajatel, öövalvuritel ja mis te seal veel oli, ma peaks ütlema mäleta. No ühesõnaga, kõik üles lugesite. Lastevanemate, õpetajate, öövalvurite supervõimed. Tegemist on tegelikult varjatud superkangelastega. Seepärast, et patrull on see, kes käib öösiti linnas ringi, nemad näevad, kus õpetajad lahkuvad koolist, akna kaudu, supermännid lendavad siis läbi öö. Jah, täpselt nii. Ja et ikkagi, kui laps umbes helistab koolist, et või ütleme, et teda koolist kiusatakse, siis ei ole mõtet vahele minna, las usaldage õpetajat, kui läheb väga tõsiseks kiusamiseks, siis superkangelasena ilmub õpetaja, päästab lapse ära. Väga lihtne kõik. Selline käsk veel, kui julged teha, julge ka vastutust võtta. Ja öeldakse siis niimoodi, et üsna totter on politseinikule väita, et te pole teadlik teie pagasnikus jänest sõitvast klassivennast või siis alkoholijoobe tekitas veinikastmes kana, koni oli käes, sest soovisite selle maast leitud prügikasti toimetada. No täpselt, Aga kui täpselt niimoodi oligi, kui sõite kogemata veinikastmes kana, jäite purju, mis siis teha? No ongi, kui julged teha, siis julged vastutada. Autoroolis sõid seda. Kui sa julged alkoholi juua, siis ole vees ja pea seda pohmelli ka. Tee nägu, et sa oled kaine. Mine võta poole. Ei, aga kui istud rooli taga, võtsid siis selle
söögi kaasa kausikesega ja hakkasid siis rooli taga sööma, mida muidugi ei tohi teha, eks ole. Ja siis seal oli veinikaste ja jäid purja, sa ei saa ju enam siis niimoodi ju peatada ka, manööverda ei tohi. Üks asi korraga ikka, eks? Üks asi korraga, ütleme niimoodi, et kes sööb kokovääni, on ju, ütleme siin, me saan Prantsusmaa teeman, on ju, me oleme seda lihtsalt üle võtnud. Asi on selles, et julge teha, julge vastutada on see, et kui sa ikkagi hommikul ei ole kaineks saanud ja sul on vaja autoga näiteks, lähed töökaaslastega veel nagu Pärnusse, ütleme konverentsile, õhtul on seal pidu, hommikul on vaja tööl olla, sõidate hommikul, ütleme sakis peaga, ütleme pohmeelis peaga, on ju. Siis oled mees ja tunnista. Helista politseisse, et sorry, nüüd on selline värk, mul on väikene promille sees ja hakkan sõitma ja kui saate mind kätte, siis pagi mind vangi, olen mees ja vastutan selle eest. Istun oma aastad ära, maksan trahvid ära. Selles mõttes, et selline avatud ühiskond peab meil olema, saate aru, on ju. Ja nüüd muidugi kõige mõnusam ja sellisem, ütleme isegi rajum käsk teie kodulehelt. Ära tule ülemeelikust ujust tänavale Koit Toome mälestusi laulma. Täpselt nii. Et teisi häiriv laulmine või laulu valik tõmbab igal juhul politseinike tähelepanu ja neil tekib soov teiega vestelda, seda eriti kui ülemeeliku tuju põhjuseks on lonks alkoholi. Mis siis Koit Toome on politseile teinud? Miks siis need mälestused nii halvad on? Kui te näete, et iga selle... Kas te tahaksite mulle, vabandust, segamise pärast hea Albert Lepatrinu laulda natuke neid mälestusi? Muidu võin, kuulake ise, kui teil öösel küll 3:30 hakkab tulema mälestused töös on atmosfäär. Ei ole tore, on ju? Ei hooli. Vot. Minust tekkis viha praegu. Täpselt. Kas see on õiglane ja õigustatud viha? Iga uudise juures on väike link. Seal on täpsustavalt punkt ära seetatud. Meie oleme täpsustanud ära niimoodi, et sa võid minna laulma tänavale laulu, aga sa pead valima, millises piirkonnas, mis laulu sa laulad. Sa ei saa minna näiteks vanalinna öösel laulma Koit Toomet. Vananes on hästi palju, kes elavad, on hästi palju välismaalased, seal on korterid väga kallid, seal peab räägima rahvusvahelisi laule. Kas seal võiks laulda näiteks? Waka kindlasti, aga võib-olla see on natuke liiga pikk laul ja paljudele ei meeldi jalgpall ka, siis võib-olla ei meeldi see laul. Äkki oleks mõistlik laulda näiteks Napalm Deathi lühikest lugu You Suffer? Või skummi. Väga hea mõte. Aga üks asi on veel see, mis ma tahtsingi siia lisada, et mis tavaliselt minu kogemustes, minule närvida käib, on see, et teatakse ainult näiteks refräänist 2 sõna ja siis tuleb na. Mina tahan kuulata, ikka kui ma tahan laulu kuulata, tahan kuulata salmi, esimest salmi, refrään, teine salm, vahekoht, veel refrään ja kui mingi lõputeema on ka veel, saate aru, on ju? Saan küll aru. Ma tahan kuulata tervet. Kas sul on hea, kui sa kuulad mingit lugu tegelikult, isegi mis sulle meeldib, öösel, purjus inimesed jätavad poolikuks? Vaata, kõige hullem on see, et alustavad refräänist, kuigi tegelikult on alguses salm ja siis jätavad poole pealt poolel, hakkavad na laulma ja siis jälle uuesti jääb nagu plaat kordama, nagu katkine plaat. Ja ongi, täpselt. Väga vastik on, pean tunnistama. Ja võtte, see on ka meil täpsemalt kõik kirjas, iga, ütleme siis meie 10 käsu pealkirja peale klikates näete siis täpsemalt, mis taust on seal. Näiteks, ega sa ei lähe ju Lasnamäele, laulavad kõik ju venekeelseid laulu praktiliselt ikka suurem osa ajast, on ju? Jah, või siis äärmisel juhul mingit sellist eestikeelset hip-hoppi. Kas see on okei? Ei ole. Meil on kõik paigas, vaadake, seal on... Teie koduleheküljel. Kõik on paigas, ja. Ja kuidas on siis teie kodulehekülje aadress? www.politseiseadusrules.ee Aitäh, politseinik Albert Lepatrinu, teiega oli hommikul väga meeldiv ja kosutav vestelda. Tahaksin teile laulda nüüd ühte laulu natukene. No palun. Mälestusi täis on atmosfäär, na, ei hooli. Kallis, me kui harmunud käsi käes.